Tšau, parvekassad! Tšau! Nüüd tuleb 2 videot, millel on samasugune algus, ehk siis see algus. Sellepärast, et Vikman saatis meile üllatuskoti, kus on sees 2 asja. Nii, challenge number 2 siis. See on siis seakarree lõik. Ja me mõtlesime Martiniga välja midagi. Näitame, mis välja mõtlesime. Mõtlesime, paneme ta vangi. Trellide taha. Trellide taha, jah. Ja laseme tal küpseda siis korvi sees rotisseris otse leegi peal. Ehk siis see mõnus rasvaosa hakkab sealt siis tilkuma kenast, et kuna see liha on meil ju siin puhast kuiv tailiha, ehk siis selja osa. Jah, et rasv saab läbi, üleni saab rasvaga kokku põhimõtteliselt, see voolab edasi tagasi siin. Ja grillime põhimõtteliselt, see on juba. Ega temaga muud teha väga. Jah, selles mõttes, et barbecue'd selle väikse tükiga tegema ei hakka. Teine asi on see, et jah, ilusti on just nahk ära võetud jube lähedalt midagi. Okei. Maitsestuseks me mõtlesime siis sellise asja välja, et see uus Lilli Q-Rab, ehk siis tegelikult on see SPG, aga see on hästi peenike SPG ja kuna me grillime, siis me ei taha hästi jämedaid tükke saada ja me proovime selle siis ära ja traditsioonilised maitsed pärast see barbecue kastmega reguleerida nii, nagu ise tahame. Teeme teda põhimõtteliselt nagu steiki, aga sealiha tavaliselt siis 70 midagi ikka, siis see on välisfilee ja me seda sinna lasta ei saa. 63-4 vist. Jah. Midagi sihukest. Et eks selle rotisseri peal sellele maitse või sellele pihta saamisega nagu nii tuleb probleeme, aga mis siin ikka? Oliiviõli. No. Lastekindel. Kuidas seda siis lahti said? Järelikult olen natuke vanem. Ma ei tea, palju see julgeb panna. Pane. Ära karda. No ma ei mõelnud päris nagu... Pipart tuli nagu vähe. Pane nüüd siia ka. Rasvale paneme ka hea maitse. Nii, aga see tükk iseenesest ei ole just nagu mingi... Kõige jämedam. Jaa. Sellised nad ongi parasugu, et see on seakarree, eks ole. Et kuidas me ta siia vahele saame, on meil ise küsimus. Niimoodi, et lapenda seal, sest et arvestame peab ka sellega, et see tõmbab kokku. Pane siia see siis on näha. Oma jagu, jah. Nii. Teistpidi keera see. Kuule, siis on need allpool. Ja ma isegi mõtlen seda, et võib, ei ole vahet. Fooli me vahele panna või? Ei, ma jäin mõtlema, et äkki paneks ta siia selle kaika ja siis selle resti vahele. Jah, nii oleks parem vist. Sest et ta mingi hetk läheb nagu jäigaks niikuinii. Kui keegi küsib, siis see on Dreamfire'i rotisseri. Sobib kusjuures kõikidele grillidele. Ei pea olema Dreamfire. Ja ei pea omama lisatükka, jah. Peab kiirelt tegema. Nii, niimoodi võiks ta siin kenasti olla. Ja nüüd to the grill. Jep. Ja läheb meie vanglas olev seakarree siis soojale maale puhkama.
Ja nii ta läheb. Jah. Tšau, baka. Nii. Kaua peal on olnud? Ja küsimus 10 kand. Kusjuures 15. Ütle, see on valmis. See on valmis, kuule. Oh? Ei. See oli silmapett. Ja see on valmis. Võib-olla isegi napilt üle. Naljakas jäi see auk siin. Aga ei hullu. Kas me sellega puhkame? Ma arvan küll, jah. Lõnnab hästi. Paljalt? Paljalt, jah. Siis lase mahlasid välja. Ja siis käigu pealt otsustame seal, millist kastet me tahame. Kuigi ma kardan, et me jääme margitruuks. Lillikius see läks. Ja paneme Lillikiusi seda Carolina style'i siia kõrvale. Jah, see on tõesti väga hea. Kus juures? Ma ei näita seda kaamera ees, aga ma panen ta sellesse puhkama, sest see sobib siia ideaalselt, ma arvan. Paneme seda peale kohe puhkamise ajaks. No aga paneme. Panen, jah. Puhkasime siis selles Carolina barbecue soosis seda. Ja seda siit veel ära ei viskaks. Nii. Aljas rasvad. Nii pikk ma on, vaatame, kas me saime challenge number 2-ga ka hakkama või? Me ei tea veel, kas me challenge number 1-ga hakkama oleme saanud. Me hetkel ei tea, kui see on valmis. Nii. Oleks võinud paljalt proovida, aga okidoki. Jah. Cheers. Cheers. Ülimahlane suutäis on. Ma kartsin, et kuivab ära. Selle lihaga on väga see oht, jah. Siin ei ole oht tõeks osutunud. Täpselt. Ehk siis ikkagist tähtis on temperatuuri jälgida. 63. Kui sa mõtlen, see võib isegi liiast olla, see on päris maitsev nii sama. Oli jah. Mulle võib-olla see kaste meeldib. See kaste meeldib minu pärast kõigile. No aga. Nii on nagu piisav. Tegelikult küll, jah. Aga noh, selle kastmega on ka väga hea. Jah, on küll. Igaks just kontrollin, ega sa ei valetanud. Võtta. Täitsa tõtt räägid. Jah. Ei ole ma ennem valetanud. Tuletad meelde veel või? Ei, sa ei söönud seda või? Ei söönud, jah. Et on hea. Kuidas krõbiseb hambal ja... Selle rotisseriga ta tekitab sellise Jep. mõnusalt. Ma ei tea, kas kaamera näeb, siin on siuke hästi õrn rõngas nagu. Jah. Isegi täitsa. Jaa, hästi mõnus on. Tõesti väga maitsev. Challenge accepted. Challenge done. Jah. Ja proovige teie järgi. Proovige ka järgi, jah, et kui üks tuba, mis rotisseri variant sul on, et proovida sinna kuidagi kõvasti kinni saada ja tee ära. Ülikähku käib esiteks ja maitse kõik on seda väärt. Ja see tulemus ja see krõmps ja mahlasus. Samas on ju, seesama tükk on ju ka suure tükina müügil. Jaa, seda meil veel ei ole tehtud siin kanalil. Ei ole, jah.
see võib olla ka täitsa ju rotisseri peal lased. Üks on rotisseri, teine asi, mida tahaks teha, on see rõngas. Jaa, okei. Aga rotisseri kõlab praegu päris hästi juba. Jaa, eriti kui on korralik see rasva kiht seal peal on ja siis võib olla väga hea. Jep. Sina aga subscribe'i kanalile, proovi meie tehtud retsepte, sest need endiselt ei ole veel failinud. Kurat võtaks, ootan siiani, millal tuleks nagu, et saaks öelda lõpuks I failed. Jälle oli hea. Tšau. Tšau.